Kolkablika! Jou, tore Kolkablika kuulaja. Hakkad Kolkablika raadio Liina saadet kuulama. Minu nimi on Liina, kutsun endki Kolkablikaks ja olen täna siin, et tuua sullegi ehk tulu ehk taipamist. Ma veel täpselt ei teagi, kas peaks tegema prillid ees või prillideta saate. Täiesti nagu teine vibe on, kui käid prillideta. Niimoodi kägisen, aga täna on vaja kägiseda. Mikrofon on vähemalt olemas. Mul tuli meelde, et mul on täna vaja tegelikult nagu raamatut avada ja lugeda ja sealt üks lehekülg üles otsida. Nii et võib-olla peaks ikka prillid ette jätma, sest ma ikka suht olen nii pime, et ma nagu lugeda ei suuda. Ma leidsin vähemalt siit raamatust juba üles selle koha, kus keegi mõtleb Kolkablika horoskoobist, aga kus on päris horoskoop. Ma siin teen eelmist Liina saadet, mida ma kuulasin eile. No täiesti lõpp, ma ei tea. Ilmselt sellepärast ma võib-olla nagu natuke siin olengi üritanud edasi lükata selle saate tegemist, sest ma olen kõiki Kolkablika horoskoope kuulanud ja nagu see kohtumine vana endaga nagu nii palju tundeid tuleb üles. Ja ma arvan, et see on tegelikult nagu teistele ka mõistetav, sest umbes nagu eriti vaata häälega, et kui sa videos hakkad rääkima, et siis me ei kannata nagu oma enda häält. Meie esimene nagu reaktsioon, et oh my god, pane kinni, sest see on nii võõras meile endale, sest ta ju tegelikult kõlab teistmoodi, nagu meil on täielikult mingi oma kõlakoda siin kujuline peas. Kui me enda häält kuuleme, et see on nagu loogiline, et teised kuulevad see teistmoodi, sest nende enda kõlakoda, nende enda häälega nagu kuidagi vaigistab, muudab seda helivärgindust, on ju. Ja siis see on see, et miks meil ei meeldi videos olla, miks mul oli nagu nii plokk peal praegu hakata rääkima, see ilmselt tuli sellest endaga kohtumisest, nii palju tundeid tuli ülesse ja siis ma teadsin, ma pean seda uuesti tegema ja kõiki neid tundeid uuesti tegema. Ja siin ma olen. Me oleme leidnud selle lehekülje, kus ma plaanin seda eelmise aasta horoskoobi saadet. Ma pean tegelikult endale meelde tuletama, et täna ei ole horoskoobi saade, täna on kokkuvõtete saade, sest me oleme endiselt alles aastas 2022. Kui on juhtunud nii, et su uue aasta lubadus pole veel nagu täidetud, siis on tänasest päeva aega täpselt 4. Ja seda lohutust ma pean muidugi rääkima iseendale, sest kui ma esimest korda oma selle aastase Kolkablika horoskoobi, mille ma kirjutasin siis eelmine jaanuar, sest see on mu päevik, mis hakkas 31. detsember. Ma olen väga tublilt aastaringi päevikut pidanud. Siin lõpus on vahepeal veits läinud nagu lappama, nii et päris nagu iga päev ei ole võib-olla saanud, aga siis vahel mul on sellised päevad, kus ma kirjutan mingeid romaane lihtsalt. Väga palju olen kirjutanud ja väga hea soovitus sõbra poolt see aasta mulle. See sõber siis muidugi olen ma isa. Ma ise, sest see on Kolkablika horoskoobist. Okei, otsime üles selle, hakkame otsast pihta. Seda ka veits nagu hirmus lihitseda, miks ma seda pean praegu nii palju, see eile tuli nii kergelt välja mulle. Jaanuar. Leidsin Kolkablika horoskoop 2022 ehk horoskoop või öelda mingisugune sorti nagu, ma viimasel päevadel mõtlen, et on minu jaoks nagu kõige rohkem nagu mingi kood, mida ma pean nagu lahti muukima, aga seal koodi on nagu sisse pannud igast nagu head mõtted sellest uuest aastast, mis nagu tulemas on. Seal on 7 osa muideks, 7. 7 on ka mingi number, mis on praegu väga kõvasti üleval, ma ei tea, kas sa vaatasid eile, kui mul saadet välja ei tulnud, ma panin ühe video, kus ma lugesin oma päevikut ette, päevikut number 4 päevikutest, sest mul kokku ma eile arvutasin oli 8 päevikut see aasta. Aga mõnel olid nagu erinevad funktsioonid, sest selle nagu Exceliga mingi hetk ma sain aru, et mul on vaja nagu uuesti paberit ja pliiatsid, ma olen nagu seal tasandil jälle matemaatikaga. Ma ei ole nagu veel see keskkoolis, mul on vaja uuesti 2+2 ära õppida enam-vähem. Või nagu siuksed loogikad. Ja siis paber ja pliiats aitab. Tegelikult mitte 2+2 on nagu veits nagu tobe, aga 225+32 näiteks, siis mul paberiga käib kiiremini.
aga mul on ka tunne, et ma pean seda loogikat ise tegema, sest muidu ma ei õpi, sest kui ma paneks lihtsalt kalkulaatorisse, siis jälle mingi masin teeks mu eest töö ära, eks ole. Igatahes kolkablika horoskoop 2022. 7 osa ja esimene osa 7. Sellest ma räägin järgmine saade, sest ajast ma mõtlen ka kolkablika horoskoobis ja täna on meil alles kokkuvõtted. Just olid jõulud. Ma loodan, et su jõulud olid väga toredad. Ma olen ühesõnaga veits siukses olekus, et ma veits nagu põlen seest. aga nagu väga heas olekus, nii et mul on jumala suva, ma saan seda ainult nii tehtud, et ma lihtsalt lasen endal olla, onju. Nii et ei, mul on nagu päriselt tore, lihtsalt ikka vahel hüppab nagu sisse see tunne, et kui ma nagu lasen endal lihtsalt olla, et siis ma olen kohe nagu üle aru. Ei ole, ma just mõtlesin enne välja, et nagu kust tuleb see tagasihoidlikkus ja häbelikkus veits nagu, sest see kummitab mind alates Timoni saatest, sest Timon ütles, vaata, et ta ei oska anda nõu häbelikele inimestele, sest ta on lihtsalt teistmoodi, ma olen nagu aru saan, et ongi nagu, kõik inimesed ei ole nagu häbelikud ja võib-olla mul on ka mingi nagu väga erisorti häbelikkus olnud või tagasihoidlikkus, aga ma nagu natuke ikkagi arvan, et see on seotud ka nagu selleks tüdrukuks olemisega, on ju, nagu see tubli tüdruku teooria ja värki, et tüdrukud peavad tublimad olema ja nii edasi, ehk nagu rohkem nii-öelda korras, võib-olla tüdrukud on ka nagu kuidagi alguses siuksed rohkem nagu ma nüüd lähme võidame ja siis sellepärast nad saadki rohkem viisi, ma ei tea, ma räägin mingit 20 aastat vanad koolikogemust siin. Kas tüdrukud on targemad või? Ma olen kuulnud tegelikult linna peale, et tüdrukud on rohkem depressioonis, mis on veits nagu muret tekitav. Nii, mis ma tahtsin neile öelda siis? Matemaatika aitab mind, ma aidanud. Täiesti läks meelest ära, no pidigi siis minema. Nii, tõden, et olengi suur, no ma olengi suureks saanud, mulle nüüd jõudis täiesti kohe, et 32 tegelikult on juba nagu mingi keskiga, kuigi nagu tundub, et nendel nagu veel 20 aastat vanematel, neil ka veel on endiselt keskiga ja seda asja ma olen mõelnud ka viimasel ajal nagu maailma kohta, ka mõeldes veits nagu põlvkondadest ja kuidas nagu erinevad inimesed tajuvad ühte ja sama hetke nagu erinevat moodi, sellepärast, et neil on nagu mingid varasemad kogemused või nagu nii-öelda arvamused ja ideed sellest, et kuidas juba maailm on, kui tegelikult sul nagu ainult see üks sama hetk, milles me praegu oleme siin kõik korraga. Ma olen ilmselt nagu mingi 1000 kilomeetrite kaugusel sust. Ja väga palju kõrgemal merepinnast. Ühe jõe ääres, mis ma just, mu need jumalanna kaardid ütlesid, et see Donau sai nime Dana järgi, kes on the high priestess. Panid jumalanna järgi nime sellele Donaule ja siis ma olen sealt kaardipakist jumala tihti saanud seda ülempreest rinnakaarti, see on alati olnud mulle, et mine jõe äärde ja siis ma alati lähen sinna treppide äärde Donau äärde istuma, nii ilus on mu elu ikka. No. Aga nagu su elu võib ka väga ilus olla, sest ma saan praegu väga aru, et see, kuidas ma selles momendis, et ma istun Donau kanali ääres, Donau ääres ilu leidsin, oli see, et ma ise panin mingisuguse asjandused kokku läbi esoteerika. Ilgelt pidin nagu seletama, tegelikult on niisama ka ilus see, et ma seal vee ääres istun ja see vesi on nii ilus olnud. Tõesti on ilus olnud. Kuigi natukene, ma ei tea, see see ei ole Jumala ema, see on see ülemprees rinnakaart ütleb nagu, et issand, ma ei mäleta, ma alustasin. Vahet pole. Vaatame siis, et nüüd siit rohkem kui pool tundi ei räägiks. Jälle hoian end tagasi. Igatahes Donau pole üldse nagu sinine esiteks. Teiseks, väga harva on sinine, ma olen ühe korra elus näinud, et see on sinine. Nagu kui sa tahad sinist värvi näha, siis sa pead ikka nagu mingi Eesti järvede äärde minema või mere äärde või nagu ma ei tea, kes nagu otsustas, võib-olla see on kuidagi lõuna pool, et on rohkem sinine. Siin tegelikult pole sinine. Võib-olla see on kõik need mingisugused tööstused, mis on seal nagu vee ääres, ma ei tea. Igatahes ta ei ole sinine. Ja siis see ei ole Jumala ema. Ülemprees rinnakaart ütles, et mine vaata umbes sinna vee äärde, et mine umbes jälgi vett, et milline ta on, et siis nagu umbes sealt sa saad nagu teada, et mis siis nagu eluga, nagu sa võiks ise olla, siuke voolav on, ja valmis nagu muutuma, kui sa hakkad mõtlema ka, et nagu nad on ju, ma ei tea, veepiiska ei erista massist ja nad samas nagu võtavad alati selle vormi ja nii edasi. Ja siis ma ikkagi jäin nagu kinni selles, et miks ma peaks tahama nagu vesi olla, et see on nagu mingi, aga samas ta on nagu igal pool siis on, jah. Et nagu igatahes seal linnas see vesi on nagu nii ära kontrollitud, nagu nii ära ehitatud,
see veel pole küll suurt nagu varianti, kui sellest linnast lihtsalt nagu läbi voolata ja siis ta saab jälle oma loodusesse tegelikult, jah. Ilus. Ilgelt suureks olen saanud, siis ma olen ja mul on suur naeratus, mul on suured silmad. Ma olen ka jõudnud teooriani, rääkides ripsmetest, et mul on nii pikad ripsmed puhtalt ainult sellepärast, et mul on nii suured silmad, sest põhimõtteliselt miks meil on nagu ripsmeid vaja, on ju see, et nad kaitseks meie silmi tolmu eest, on ju. Ja et siis, kuna mul on nii suured silmad, siis mul on vaja suurt kaitset tolmu eest. Selle mõtteni ma jõudsin, kui ma mõtlesin, või kui mulle rääkis seal Keesehütis, seal juustuputkas, kus ma kord töötasin, ta oli siuke Türgi naine. No ta oli suhteliselt Süüria piiri pealt tegelikult, aga ta oli juba ammu, ta oli nagu Austrias üles kasvanud. Igatahes tal oli suur probleem sellega, et kuna ta on nagu kõrberahvas, siis ta on nagu nii palju karvasem kui see Euroopa valge naise siuke väga palju mul karva pole, sest mul on ilgelt palju karva, aga need on nagu nii lidud. Hästi õhukesed ja peenikesed, nagu väga õhukesed. Igatahes, mul keha peal on ka muidugi karvasid, aga tal oli ikka kõva karvkate ja siis nad käisid laserdamas neid ära ja siis ma olin kuidagi nii šokeeritud sellest. Sest ta muidugi seletas mulle ära ka, et ma ei tea, kõrbes, ma olin vist samal ajal lihtsalt mõtlema seda ka, et vaata, et mustanahalised on Aafrikas, seal on nagu nii kuradi see kõva päike on ja siis neil ongi nagu, et meie nahavärv tegelikult nagu veits nagu kaitseb meid või. Ja mitte ainult nahavärv siis, vaid ka meie, ma ei tea, karvkate ja rääkides ripsmetest. Siis ilmselt ma siin nii hoian nagu eemale, et ma ei hakkaks, nagu ma hakkan mingit muud juttu rääkima, kui mul on tegelikult hirm nahas seda järgmist ilmselt võtta. Nii järgmine on, et luban, et 2022 tuleb eegumillikas. Esiteks ma olin nii hirmul jaanuaris, et ma isegi ei suut välja öelda, et mis see eegumillikas on. Mul tuli siuke suitsuisu. Aga ma veel viimaseid päevi ainult suitsetan, varsti ma jätan maha täpsemalt jaanuar 1. Ja suitsuisu tuleb ka siis, kui ma tahan põgeneda, ma ei taha rääkida sellest eegumillikast. Mul ei ole seda eegumillikat veel. 4 päeva on tulla, mul on nagu 100 versiooni sellest, mis ta olla võib täpselt, nii et ma oleks nagu, kui üks neist tuleks, siis ma oleks õnnelik, aga kui ma üks neist kindlalt tuleks, ma oleks nagu eriti õnnelik. Igatahes ei ole veel tulnud, nii et siiamaani, meil on täna 27. detsember, olen mina oma uue aasta lubadusega failinud. Ei ole mul eegumillikat ja eegumillikas siis tähendab 1 miljon krooni. Krooni, mis siis on vana raha, mida tegelikult täna enam ei eksisteeri. Aga on võrdne umbes siukse mingi 70 000 euroga. Ja siis üks mu teooria, kuidas ma mõtlesin, mida ma siis nagu tahaks, või äkki see ka tuleb veel ära, siis 4 päeva jooksul on see, et kui põhimõtteliselt praegu ostaks ühe bitcoini, siis sa oleks miljonär. Sest ma arvan, et ta on nagu see eelmine kõige kõrgem hind, mis bitcoinil oli juba nagu 64 000 eurot ja nagu see maailm ja see paneb siukest spinni praegu, küll ta mingi hetkele sinna ülesse läheb ja siis kui sa praegu ostad 15 000, sa oled 15 000 euroga põhimõtteliselt saanud eegumillikaks. See oli vanasti üks asi, mis me kõik tahtsime ilgelt saada enne, kui euro tuli euromiljonäriks. Ei olnud või? Nii, 3. värskendab uus töö ja mu Louis Vuittoni kott, mis on mul siin selja taga, kui sa vaatad seda videot. Louis Vuittoni kott ja uus töö. Selle ma olen ka, ma tunnen, et ma olen nagu saavutanud või ma tunnen ennast nagu edukana. Mu uus töö, nagu, mida ma tõesti tahan hakata, mul oli juba siuke tunne, et ma nagu olin juba nagu täiesti hakkamas, aga siis nagu elu alati viskab vingerpusse täpselt õigel hetkel. Nii et ma siis varsti nüüd kogun uuesti energiat ja siis hakkan igatahes, ma tahan hakata tegema neid kaltsuvaipasid ja ma tahan kuidagi hakata tegema midagi, mis on seotud kaltsuga. Sest siis ma saan endale alati nagu konstantselt kaltsu koju, on ju, et ma saan nagu ise riideid uusi, sest ma olen ikka täiesti sõltuvuses kaltsudest. Paide kaltsukad muideks on endiselt kõige, ma ei tea, Paide kaltsukatega mul on kuidagi väga hea suhe. Samas võib-olla ma ei peaks sellest nii palju rääkima. Ei, aga just, miks mul alati Väätsa kalts ka meeldis, on see, et seal inimesed tahtsid teistsuguseid riideid. Ehk mulle jäi kõik hea alles. Igatahes. Ja Viljandi kaltsukad on jumala tühjad olnud, aga see on ka jumala loogiline, et seal on mingi kultuuri noori täis minusuguseid siukseid hilparakaid, et siis nagu on loogiline, nad on kõik nagu lahedased ära ostnud ju. Väga loogiline tegelikult.
igatahes, kuidas see kott, ma seda muidugi vist kandsin täpselt 1 korra selle aasta jooksul, aga ta on tõesti väga värskendanud, sest ma olen, võib-olla sa näed, aga kui sa ei näe, siis ma olen teda veits nagu mutileerinud, ma olen teda tikkinud, ma olen tal musta markeriga peale kirjutanud, mida võib-olla kaugelt ei näe, aga seal on ka markeriga joonistatud, siis ma olen sealt tüki välja lõiganud ja siis viimase asja ma panin teibi peale. Ja siis ma ikkagi arvan, et see nagu, siis ma tegin mingi hullu nalja veel sellest välja, sest ma tegelikult sain veel vahepeal teise Louis Vuittoni koti jaanipäeva ajal. Ka jälle kaltsukast, seekord Rapla meie ärist, mis on väga sinine endiselt, juba 5 aastat vähemalt, aga vist võib-olla veel kauemgi. Maksis vist 12 eurot ja EMS ostis selle, aga ma selle olen ka juba joonistanud peale. Sest mulle nüüd meeldib kuidagi neid enda omadeks vist teha. Ja siis mulle meeldib neid vaadata, ja nad on mingid karakterid mu jaoks. Ja igatahes mul on sealt mingi nali tulnud, sest LV on ju, võib olla näiteks Liina Väätsalt või Liina Viinis või siis, ta ei pea ainult Louis Vuitton olema. Siis sellele teisele kotile ma panin peale, et Liinale Vaikelt. Nii et selle, ma endiselt mõtlen 4 päeva nüüd aega veel mõtelda, et seal on olemas veri, on ju. Ehk esimene osa, aga mis see teine on, seda ma veel mõtlen, aga ma ikka arvan, et see peab ka Liina olema. See on nagu veriliina. Mis oli üks mu, ma ei tea, miljonist Instagrami kontos see aasta. Mul oli väga Instagrami rohke aasta see aasta. 4. ma siis soovitasin iseendale kui sõbrale, et tuleks pidada päevikut ja pühendumusega, ehk siis mina alati ka käsin endal võtta oma aimdusi emotsionaalselt Mari moodi tõsiselt, ent minu moodi järjepidevusega. Ma enam ei oska eristada, mis on minu ja Mari tõsidus. Aga vähemalt, aga nagu ilmselt tänu sellele kommentaarile ma julgesin väga nagu ilma valuta otsa vaadata enda tõsidusele. See on veits see, et lase nohik välja, vaata, mis oli mul kurat, ma ütlen nii palju vaata, mul tuli Raidi hääl kõrva praegu. Vaikus. Vaata, mul oli jumala hea point. Päeviku kirjutamisest. Ja tõsiselt võtmisest ja nohiklusest. No ma hakkasin uuesti päevikut kirjutama, tegelikult see on nagu üks lugu, mis mul on täiesti vist siit raadiost jäänud rääkimata, sest see raadio nagu tegemine või see rääkimine on olnud veits nagu ravi sellele haavale, mille ma iseenda südamesse lihtsalt nagu noaga lõin, ehk kuidas ma kirjutamise lõpetasin. Mina siuke päeviku narkomaan, või kuidas mul oli päevikut vaja, kogu aeg oli vaja, ja siis ma lõpetasin järsku ära selle. Ja siis ma olen seda uuesti nüüd üritanud alustada. Ma olen teile tammu rääkinud vasaku käega ja värki. See vasaku käe asi, see kestis umbes mingi nagu väga tublilt, millest ma räägin. Mingi hetk ma rääkisin saates, et kuidas mul läheb selle päeviku pidamise lubadusega. Või see ei ole lubadus, see oli soovitus. Aga ma võtsin seda veits kui lubadust, ma võtsin seda väga tõsiselt, ehk ma hakkasin alguses isegi vasaku käega kirjutama. Iga päev kirjutasin vasaku käega kõik oma päevikud, väga tore oli, ajule mega nagu nice laks, sest sul kogu aeg, sa esiteks teed füüsilist harjutust, mida sa pole harjunud, sest sa pole oma teise käega, mul on vasak käsi see, millega ma kirjutada ei oska, teed mingisuguseid trenni põhimõtteliselt, liigutad muskleid, mida sa pole harjunud liigutama, pluss samal ajal su aju siis teeb neid uusi, nagu sa põhimõtteliselt nagu õpid, vaata, uusi niisuguseid toredaid tundeid pähe, et see on väga siuke rahustab maha. Igatahes sellega ma jõudsin kuhugi mingi maini, siis hakkas mul see parem käsi veits elama. Ehk lõpuks ma aeg-ajalt ikka veel kirjutan, sest mul on meeles see, et ma tahan, et ta ikka oleks ka tubli ja vahel mulle meeldib see tunne, mis ta mu ajus teeb, see, kui sa vasaku käega kirjutad. Igatahes lõpuks ta kirjutas ainult kuupäevasid. Ja lõpuks ta suht ei kirjutagi enam. Ei, kirjutab küll tegelikult, kui sa mõtled, siis tänapäeva see arvuti kirjutamine või telefoni kirjutamine, seal enam ei ole vahet, kumba käeline sa oled, seal nagu panevad mõlemad. Või klaverimängijad vanasti. Kuigi see üks käsi vist tegi ka veits teist tempot. Sõrmede liigutamine on igatahes tervisele kasulik. On minu kogemus. Ja väga tõsiselt võtsin päevikute kirjutamis 8 raamatut eri sorti. Mul oli mega lõbus. Soovitan sullegi sõbrana.
nii, me jõudsime järgmise küsimuseni. 5, kus on lõpp? Nii, kust tuleb see küsimus, kus on lõpp, kui sa mind esimest korda kuulad? Siis see on järjekordne kood. Mul on vasaku reie peal kirjas kõik viin lõpuni, mille ma tegin 5 aastat tagasi endale sinna, tätoveeringust räägin. Ja siis mul oli hull loogika, ma vaatasin selle 7 teooria oma elus, on ju, et iga 7 aasta tagant ma olin nagu uuesti nii-öelda põgenenud või mingisse tundmatusse kohta jooksnud. Kõigepealt siis sündis Mari, kes tuli mulle nagu tundmatu koht ja jooksis mulle koju, siis 7 aastat pärast seda ma jätsin Väätsa küla ja läksin Paide kooli, siis 7 aastat pärast seda ma läksin Norre, Tallinnasse ja nagu jätsin selle Järvamaa ja siis 7 aastat pärast seda ma jätsin selle Eestimaa ja siis tulin Viini ja siis mul sai nüüd hiljuti 7 aastat sellest tulekust täis ja ma nagu väga edukalt istusin siin edasi, ehk nagu ei läinud kuhugi, nii et natuke ma olen selle põgenemise ihaga siin nagu võitu saanud, aga siis mul jäi nagu küsimus, et aga kus see lõpp siis on? Siis ma nagu kooli lõpetades ja sellele 7 murrangule, kus ma nagu hakkasin jälle tundma seda põgenemisiha võib-olla veidikene, arvasin, et see uus põgenemine ongi lõpp, et see on jälle mingi uus koht, et ma jälle kuhugi kolin, aga siis nüüd tekkis see küsimus, et kus see lõpp siis on, sest ma jäin samasse kohta, ma ei põgenenud. Ja siis tegelikult ma see aasta natuke olen siin jooksus olnud küll viimased täpselt umbes 6 aega. 6 aega ja 2 päeva ma olen olnud veits jooksus, sest leidsin lõpu. Ja ma ei tea, kas ma tegelikult olen nagu valmis sellest veel täiesti rääkima, sest ma veits nagu valin praegu selle soojema tunde kultiveerimist. Ja ma olen siin väga nagu, ma olen jõulud üksinda olnud, mul on olnud väga palju aega, et seda kõike protsessida. Kõik on väga nagu täiskasvanulik, ma olen suur ja kõik saab lõpuks korda ja mul endal on väga tore, sest mina olin see paha laps. Vot, nii et lõpu leidsin üles küll, ma rohkem ei viitsi sellest rääkida. Siis 6. ma kinnitasin endale, et kõik viin lõpuni, nii tõesti viisin kõik lõpuni. Ja väga nagu uhke tunne on ja ma nagu ikkagi ma olen hea uhke enda üle. Võtab ikka julgus tunne, ma nüüd nagu, mul ongi ainult nagu see jolo, ma räägin, et sul on nagu ainult üks elu ja see nagu, kellegi teisel ei olegi nagu selle eest vastutust, eriti kui see on nii suur kui nagu 32 on ja ma saan aru, et kui sa oled mingi 23, et siis veel emme aitab ja siis mind küll nii aitas, kui ma 23 olin. Ja või siis, kui sa oled mis siis 13 või? No siis raudselt alles emme aitab ja 3 oled, siis sa oled täiesti emme küljes alles. Nii et 32 võiks nüüd olla ju see aeg, kus ma olen suur. Jah, ja olingi suur ja otsustasingi, et minul nüüd on vaja nagu paremat elu. Ma olen ise paras otsustasin see aasta, issand, kuidas mind aitas see Facebooki postitus. Ma lugesin ette selles paras saates. Mul pärast ta käis nagu ajus mingi laksakas, ma nüüd jõudnud juba selleni, et paras, parem, parim on ju. Me räägime sellest, kuidas hea tegelikult on mingisugune vale sõna seal, selles jorus. See hea on mingi muu asi. See on siuke... Ma mäletan Alicia Keys, ma ükskord kuulasin mingisugust ESO podcasti ja siis Alicia Keys rääkis seal, et kuidas ta kasvatab oma lapsi, et ta üritab mitte öelda, et be a good boy. Talle vist olid pojad ainult, et ära ole nagu hea laps, sest ta on nii teadlik sellest, kuidas hea on... mitte midagi, mis see hea on, see on nagu nii umbmäärane, et kui sa võiks ju nagu lapsele võiks öelda, et ma ei tea, samas siis ma hakkasin mõtlema, nagu ole sõbralik, mis see tähendab nagu naerata või? Sõbralik, see on ikkagi, see on nagu rohkem ettekujutus, mis see sõbralik on kui hea, see on nagu nii umbmäärane. Kõik umbes natukene aimavad, et mis see on, aga me nagu keegi täpselt ei oska nagu nii konkreetselt öelda. Ole korralik või hoolas, siis sa ikka väga hoolega vaadad, sul ei ole ühelgi sellel täppi jäänud peale panemata, kui sa, ma ei tea, kirjandid kirjutad, on ju. Et see nagu, kui seal on nagu mingi tegevus taga, vaata. Ma vaatan ilgelt palju, ilmselgelt. Ma tahan, et sa ka näeks neid asju, mis ma näen. Ma arvan, et sellepärast ma ütlen nii palju vaatan. Ma nagu näen mingeid asju, siis ma tahan neid nagu, et sa ka näeks, siis ma nagu vaata. Nii et jaa, kõik viisin lõpuni. Ma hakkasin nüüd mõtlema, mis suust järgmist tätoveeringut ma sellele jalale tahaksin. Sest lahendasin ära oma selle pusle. Oma isikliku väikese mängu siin elus,
minu tätoveeringud ja horoskoobid ja ma vaatasin Stranger Thingsi ära ja siis mulle jõudis nagu kohale, et mul oleks võib-olla pidanud nagu aru saama siis juba, kui ma seda Big Bang teooriat vaatasin, et ma kuidagi nii samastusin Sheldoniga. Ma ei nagu tunne, et täpselt tal on vaja alati emme juurde, kui ta haigeks jääb, on ju, siis ta on nagu mingi väga siukene konkreetne, kuidas ta nagu kindlalt peavad asjad olema elus, ma väga samastusin sellega, ma oleks pidanud juba siis aru saama, aga nüüd kui ma lõpuks vaatasin seda Stranger Thingsi ja siis seal oli see Eddie, see esimene mees, see, kes Billy, no ja lõpuks on ka ikka see, et lõpuks öeldad, et muidugi ta päästab selle maailma ära ja nii edasi, tegelikult oli mingi täielik värdjas ju. Igatahes Eddie, ta mängis ka D&D-d ja siis ma hakkasin mõtlema, et see mingi üks aasta vahetus, kui ma olin see kuninganna ja ma olin ikka ka täielik nohik, noh. Olen ju. Nii et nina raamatusse. Lisakomm. No mul on täielik lõikuspidu. Mul on siuke väga privaatne isiklik lõikuspidu. Ja sest kõik viisin lõpuni. Ja nüüd ma siin unistan uuest algusest, mis ma arvan võiks olla seotud selle eegumillikaga. Issand, kui ma olen seda eegumillikat see aasta tahtnud. Nii palju olen neid teooriaid välja mõelnud. Aga mul on 4 päeva veel aega. Nii et mis sa arvad, kas tuleb ära või? Ma tean, ma olen igatahes väga lähedal. Kui see ei tule ka ära täpselt neile 4 mingi konkreetse välja arvatud päeva jooksul, millal me otsustame, et nagu see kuu vahetub ja veel aastaga vahetub, ma sellest rääkisin ka kunagi. Selles eelmises saates vist, mis ma eelmine aasta kirjutasin. Ei kirjutanud, ma rääkisin. See oli mu esimene täiesti live saade, enne seda ma ikka alati natuke lõikasin iseennast. Nagu füüsiliselt ma ei lõiganud, ma olen seda ka rääkinud. Füüsiliselt ma ei ole mitte kunagi ennast lõiganud, sest nagu täiega teeb töö ära see okmärk. Sa võtad oma selle nimetissõrme ja sa lööd sellesse nurka, kus see pöidlaküüs hakkab ja sa lööd selle sisse, sa kutad, et su see füüsiline valu läheb. Ma arvan, et see on veid sama, miks inimesed lõikasid ennast, sest su kuradi valus hakkab. Aga kui sa teed selle mõtted, mida vist lõikavad inimesed ka ju loodavad, et sa nagu loodad, et sa lõikad, et siis see valu nagu kuidagi läheb välja sinust või sa nagu tunned seda valu, mida sa sees tunned, ja see on nagu kuidagi rohkem päris. Ehk sul peab ikka nagu see mingi intention. Ma olen sellest ka kunagi raadios rääkinud, et see oli umbes esimene ingliskeelne sõna, on ju. Sa pead nagu soovima samal, või sa pead nagu uskuma, et see läheb välja, noh. Ma ei uskuma, noh. Ma ei ole paremat sõna kui uskuda. Võib-olla peaks nagu lõpetuseks siis rääkima sellest, et ma tegelikult jätsin ikkagi, ma natuke oli meil argpüks eelmine aasta, ehk ma jätsin välja selle lisakommi, et raha, õde, elu, mina. Ehk ma olevat see on nagu nii naljakas, see kuradi rõõmus, õnnelik, ekstra mõrd. Ma arvan, et ma nüüd olen see. See uue aasta lubadus, mis oli 5 aastat tagasi või 6 aastat tagasi, see nagu siiamaani ketreb. Ma just lugesin hiljuti oma päevikut aastast 2018 ehk nagu 4 aastat tagasi. Ma olin seal just nagu mingi, ma olen nüüd vist just selle mõrra ära lahendanud. Ja siis ma nüüd kuulasin oma seda saadet aasta tagasi, ma just rääkisin teile, kuidas ma selle mõrra ära lahendanud. Ma nagu umbes eile alles mõtlesin, et kas ma ikka tõesti olen selle mõrra ära lahendanud. Ma ei ole nagu suutnud tegelikult lahti saada sellest rõõmus, õnnelik, ekstra mõrd ideest. Nii, ma vahepeal paksin seda nagu, mõtlesin äkki see need tähed, sest mulle meeldib, kuidas rõõmus, õnnelik, ekstra mõrd tuleb kokku rõõm, ehk nagu rõõm põhimõtteliselt, nii ilus. Ma arvan, et nüüd on aeg otsad kokku tõmmata. Just mul on nii hea meel, kui tulin selle lõpuks rääkima, sest tegelikult ma sain ka aru seda, ma nagu kardan seda uut ikkagi, nagu veits, mul nagu kõiki muutub, ma nüüd, ma ei tea, peika maha jätnud ja kohe kolin jälle siit linnast ära 1 otsapileti peal 2 kuuks koju, aga see, ma tean, et ma koju tulen, siis ma tean, et mul on nagu kohe kõik okei, sest ma ei tea, Kirna energiat või loodus või lumi või jah, loodus ilmselt, looduslikus kohas. Loodus on väga tore. Ehk jah, ma see nagu rahustab tegelikult maha ka ikkagi, mingis osas võib-olla ma kardan seda eegumillikat, kuule. Kas ma kardan seda eegumillikat? Ma kardan seda eegumillikat, jah. Ja siis ma ütlesin iseendale, et murrad läbi.
sest Mari ütles, et uuest tuleb läbimurde ja siis ma olin nagu mingi, kuidas ma nagu, mida ma olen nagu üritanud nende kolkapika raadioasjadega teha, ongi ju see, et mul oleks üks koht, kus ma saaks nagu lihtsalt olla mina ise, nii et siis ma lihtsalt tulin nii, nagu ma olen veits praegu väga elavaks saanud, sest ma rääkisin ennast nagu käima, vaata, aga enne ma olin kuidagi tunne, et ma mingi veits vajusin sinna protsessimise sohu. Nii et nagu mega tore lõpp jõuludeks, sest jõulud ongi siuke muina aeg, on ju. Mul lihtsalt läks nagu jälle üks päev kauem nagu alati. Kuradi aeg on nii põhjalik, ma räägin. Davai. Ma ei tea, kas on Kolkablika newsletter juba välja tulnud, kui ei ole, siis mine ruttu tellima, sest ma juba lugesin seda, mega tore oli. Ja ma soovin sulle toredat aasta kokkuvõtmist, sest väga värskendav on oma aastale otsa vaadata julgelt, sest julge hundirind on rasvane. Ja. Kas ma tahan midagi veel öelda? Head vana aasta lõppu ja toredat libedust ütlevad austerlased. Ma ei tea, neil vist ei ole probleeme libedate teedega. Ühine kolkaplikadega. kolkablika.ee